sul on see sama mure nagu mulle, et sul on see seljatagune sein on tühi, sa pead sinna suurt kunsti ostma ja siis sellest tekibki see. Ideaalis peaks olema vist mingisugune veel selline tekstiilikunst või midagi, mis heliga summutab. Midagi, mis on reljeefne ühesõnaga jah, et vahet isegi ei ole vist mis asi oluline, et ta on reljeefne. Et kuhu on hästi paksult värvi peale pandud. Mingisugune tikand või selline ehis vaip või siuke pärsi ja vaip, ma arvan, kõige varem. Pärsi ja vaip, just. Kui see sinu sisekujunduse stiiliga sobib, siis peaks tegema siukse modernse kubistliku pärsi ja vaiba. Tere taas Algoritmilainele, kuulad meie 344. episoodi, mille toovad sinuni LHV, Nortal ja Codeborn. Mina olen Priit Liivak, minuga tänast episoodi vedamas Eerik Jõgi. Eerik, kas sinul on nutiseade käe peal, mis sinu aktiivsust jälgib? Ei ole, ma mingil hetkel või jooksmas käies kasutan küll nutikella, aga algul kui ma selle ostsin, siis ma kandsin teda mõnda aega aktiivselt käe peal, aga siis kui ta mulle kogu aeg ütles, et midagi on väga valesti mu tervisega, siis ma loobusin selle kasutamisest. Siis hakkas nagu igapäevasest kasutamist, siis ma kasutan ainult, kui ma jooksmas käin, nüüd ma tean, kui kiiresti ja kui kaua ma jooksen. Okei, et siis kui tüütuks muutus, et siis loobusid? Ükskõik, kuidas ma püüdsin, ma kogu aeg magasin väga valesti ja vahepeal ta arvas, et ma isegi suitsetan, kuigi ma ei ole elus kunagi suitsetanud ja muud siuksi asju, et ja vaat see on võib-olla teadus asju sinust, mida sa isegi ei tea. Võib-olla sellepärast sa magasid kalmast, et sa käisid unes öösel suitset. Ei no, tõde on alati valus kuulata on ju ja siin oligi lihtne lahendus, ma võtsin kella ära ja probleem lahenes on ju. Võib-olla oleks pidanud kuidagi teistmoodi lähenema, veel pikemalt magama. No võt, täna me tegelikult sellest hästi palju räägimegi, meie tänaseks külaliseks on Eerik Sven Puudist, Pipedrive'i andmeteadlane, kes on päris põnevalt just enda tervise ja aktiivsusandmete analüüsimisega tegelenud ja sellest ka postitanud ja sellest jaganud. Tere Eerik! Tervist! Peale vist kõigepealt lahendame selle küsimuse ära, et meil on 1 E-ga Eerik ja 2 E-ga Eerik ja... Ja meil on, jah, täpselt. Aga mõlemad kõlavad täpselt ühtemoodi. Aga saame siis sinuga tuttavaks, et räägi natuke nende taustast ja sellest ka, et kuidas sa andmeteaduseni ja Pipedrive'ini jõudsid ja kuidas sa selle projektini jõudsid, et kus sul see mõte üldse tuli, et ka enda andmeid analüüsida natukene või see on juba andmeteadlaste kutsehaigus, et igal pool nähakse nagu mingid andmesetti, mida tahaks lahti võtta ja graafikule panna. Jaa, formaalselt ma olengi puhas nii-öelda IT-inimene, et mul on informaatika bakalaureus ja andmeteaduse magister. Aga praktikas ma arvan, et mul enam-vähem võiks anda nii-öelda kõrvaleriala diplomi psühholoogias, kuna mu mõlemad lõputööd on tegelikult enam-vähem psühholoogia tööd olnud. Lihtsalt nagu andmeteaduse meetodite rakendamine nii-öelda inimest puudutavate andmete peal. Ja sellepärast selline inimese huvi uurida iseennast ja kuidas mina ja teised inimesed siin elame, on kuidagi olnud algusest peale kohal. Ja sellepärast mind võib-olla andmete enda pärast, ütleme mingisugused logiandmed või mingi väga süvatehnilised andmed ei ole kunagi niivõrd kõnetanud, kuivõrd just need andmed, mida me inimestena loome ja mis annavad meile mingit aru saama, et kuidas moodi siis inimesena paremini kuidagi pidi elada. Ja see on mind ühte otsapidi toonud siis tööalaselt sellise nagu otsuse toe maailma, kus andmete eesmärk on aidata jällegi inimestel teha siis arukamaid otsuseid. Samale tõesti siis nii-öelda hobi korras rohkem ka sellist nutiseadmete maailma, kus ma saan iseenda elu siis nii-öelda andmete kaudu paremini optimeerida. Nii ja siis hiljuti sa oled ette võtnud, mille siis täpsemalt? Et sa võtsid enda sellest aktiivsusmonitorist mingi portsu andmeid ja hakkasid siis targemalt aru saama, et mis sinu und näiteks mõjutab? Jaa, konkreetsemalt mul siis käe peal istub selline tore vigilike Whoop on see, mis ma kasutan. Vanasti oli Oura sõrmus, aga sõrmusega on see häda, et teda
pidi kogu aeg käest ära võtma, kui ma käsi pesin ja ta kippus igal pool ära ununema. Käepael on kuidagi mõnusamalt on käe peal, ta endast väga palju elumärke ei annagi, lihtsalt istub seal ja muudkui mõõdab kõike. Et ei ütle, et sa kõike valesti teed nagu Eerikul. Tead sa, mulle just meeldib see, et jah, kõik andmed tulevad mul telefoni, ma sealt saan neid vaadata, aga see käepaelakene seal iseenesest otseselt endast muid elumärke ei anna. Ainukas on see, et hommikul saab panna ta värisema, et äratuskell näidata. Ainult kui tuleb pihta tangu, teist hakkab mingit tulukese vilgutama, muidu ta on suhteliselt selline rahulik ja vaikne. Ja tuli siis mõte, et Whoop ise arvutab mulle ka igasuguseid toredaid näidikuid ja asju kokku, aga paraku nad ei seleta väga avalikult, et kuidas see kõik seal käib. Mis sõltu mul andmeteadlasega tahaks saada aru, et mida nad siis arvavad asjadest. Aga kuna nad ei ava väga palju seda, et kuidas ja mida nad siis teevad, nad siis ütlevad, et näed, et me arvame nii sinu kohta, siis tundus mõistlik, et aga ma vaatan parem ise. On ilusti võimalik enam-vähem kõik toorolmed ilusti tõmmata sisse ja hakata nendega siis omal käel tegutsema. Ja konkreetsemalt selline esimene katsetus oli saada aru, et kui ma homme tahan olla tippvormis, mitte sellise nagu pikaajalise, ütleme sportliku soorituse mõttes, vaid just see, et homme on mingi tähtis üritus, ütleme kas või ala, et täna siin vaja seda podcast arvestada, tuleks olla enam-vähem nagu adekvaatne. Et mida ma peaksin eile tegema, et täna olla võimalikult siis tippvormis. Nii, ja mis sa siis, Eerik, sa oled mute peal? Ja vabandust, et kas sa siis nagu vaatasid kuidagi oma käitumist ja võrdlesid siis seda sellega, et mis sul siis seal selle homme tuli siis nagu kuidagi järjest? Just nimelt jaa, et esiteks ma õnneks väga palju infot saan koguda ilma sellepärast üldse vaeva nägemata. Kõik minu aktiivsus, pulss, kõik värgid salvestatakse automaatselt. Plus ma saan Whoopi logida selliste nagu jah-ei vastustena veel üsna palju igasugu lisainfot ka. Alates sellest, et kas ma tarbisin kofeiini, kas ma võtsin täna mingi puhkepäeva kuni kõige muuni. Ja siis saab neid põhimõtteliselt hakata alustada sellest, et tehagi sellist enam-vähem tavalist korrelatsioonanalüüsi. Panna siis see järgmise päeva taastumine justkui võrrandi ühele poolele, hakata erinevaid muid asju sinna võrrandi teisele poolele sobitama ja vaata, mis välja tuleb. Seal tuleb küll ette hästi palju statistikat. Mul oli täitsa lõpus oli nagu teha selline väike statistika teadmiste värskendus ka selle kohta, et mida kus võib ja mida kuskil ei või teha. Arvestades seda, et päevad on omavahel korreleeritud ja kõik muu selline statistiline lisanüanss. Tänapäeval teeb ju AI selle statistilise poole ära või ei? Ma kusjuures alguses täiesti proovisingi. Mõtlesingi, et väga hea, et vaatame, et kui kaugele AI arenenud on. Ma andsin sellest armed ette ja ma põhimõtteliselt ütlesin umbes niimoodi, et näed, et leia midagi huvitavat. Natukene midagi võib täpsemalt ka, et ürita saada aru, et mis seda taastumist mõjutab ja kõik muu värk. Ja andsin ta Claude'ile ette. Claude Code, minu meelest mul oli Opus vist midagi uuemat enam-vähem. Ja tegi täitsa hea töö, tegi mul ilusa raporti lõpuks. See raportil oli väga tugevalt minu AI maik juures. Esiteks ma arvan, et ta oli teinud palju toredat graafikuid, statistilist testimist mitte ülemäära palju, natukene vist oli ka. Pärast käsitsi tehes küll tuli välja, et nii mõnigi tema järeldus minu meelest oli statistiliselt ebaoluline või oli kuskil mujal midagi natukene ära unustatud. Aga kui sa tahad saada sellise esmase ülevaate, et mis üldse toimub, siis ma arvan, selle jaoks on ta üsna hea. Ja edasi tasti kõik abi, aga sa pead natukene omalt poolt panustama ka sellesse, et talle anda õigemaid mõtteid ette. Meenutan nüüd meile võhikutele ka, et statistiline testimine, et mis selle sisu on, et me oskame tarkvara väga hästi testida, aga kuidas siis statistiliselt testimine käib? Võtamegi võib-olla konkreetne näide, mis mul oli, on see, et ma tahtsin teada, et kas minu taastumine sõltub nädalapäevast. Mingil moel võiks just kui eeldada, ütleme, et esmaspäevaks olen ju oma koosis olen välja puhanud ja reedeks olen võib-olla rohkem väsinud või midagi sihukest. Ja statistilise testimise eesmärk võiks olla siis vastata sellisele küsimusele, et kas see
erinevus, mis sa andmetest näed, kas ta on seletatav juhusega või ta on piisavalt ilmne või piisavalt suur, et teda kui juhuse arvele kirjutada ei maksa. Et kas see seos on seal nii-öelda põhjuslik või pigem mitte, et seda seos, et seos on, aga ta ei ole põhjuslik? Põhjuslikkus paraku on veel omaette eluvorm. See on veel eraldi. Jah, sellest, et seos, statistika testimine kontrollib pigem seda, et kas seos on olemas, aga seda, et kumba pidi see seos käib või kas ta on põhjuslik või ta käib läbi mingisuguse 3., 4., 5. teguri. Seda paraku nii lihtsalt enam kätte ei saa. See on ainuke asi, mis mul statistika loengutest ülikoolis meelde jäi. Ma tegin, et tuli teha selline väike projekt ja me siis tiimiga analüüsisime seda, et kas on seos tudengite õnnelikkuse ja mannapudru söömise vahel. Ja kuigi siis saime siis retsenseerivalt tiimilt nagu kõvasti puid alla, siis õppejõud leidis ikkagi, et me oleme tehniliselt kõik analüüsid õigesti teinud. Kõik numbrid õigesti välja arvutanud ja see, kui me tõdeme, et mitte ühtegi seost ei ole, see on ka tulemus. See on tegelikult väga, ma ütleks isegi nagu hea ja oluline tulemus, sest mis meil tihti on komme näha seoseid seal, kus neid ei ole. See on võib-olla üks asi ka, miks ma arvan, et sellist igal inimese sõltumata tema elukutsest võiks selline baasandmeanalüüsi taust olla enam-vähem all. Mitte isegi nagu numbrite tasemel, aga just see arusaamine, et see, et sa silmaga vaatad peale ja näeks nagu mingit mustrit, et see ei tähenda, et seal on mingisugune põhjuslik seos, kuna inimese silm on väga hea mustrite tuvastaja. Me näeme Marsi peal ka, eks ju, vägedest mingid inimeste nägusid ja kõiksuguseid asju sellepärast, et me väga tahame neid sealt näha. Ja ma arvan, et oskus küsida, et kas see võib olla juhus, on üks väga hea üldine oskus inimesele. Ja Claude on ka väga osa mustrite tuvastamises, nii et ma saan aru, et seal see leidis ka mingisuguse siis seose, mis tegelikult ei ole seal olemas päriselt. See on alati keeruline küsimus, et kui statistiline testimine ütleb ka, et seost ei õnnestu leida, siis sa kunagi ei tea täpselt ette, et kas seost päriselt ei olegi või lihtsalt andmeid ei ole piisavalt palju, et teda ära tõendada. Ütleme, Claude väitis mulle vist midagi umbes sellist, et ongi nädalapäevade ja taastumise vahel on seos ja kirjutas ilusa pikka jutu sellest mulle kokku, et et reedeks ma väsin kuidagi ära ja siis nädalavahetusel ma kuidagi taastun jälle ja siis esmaspäeval jälle heas vormis. Kui ma lasin korraliku testi teha, siis testi tulemust ütlesid küll, et ära nii kaugele ka mõtle. Aga nüüd mul on neid andmeid umbes vist 9 kuu jagu. Võib-olla kui mul nüüd üks ringikene tuleb veel aastaga täis ja on ütleme siis juba 20 kuu jagu andmeid, võib uuesti proovida. Või selleks hetkeks on midagi välja koorunud. 9 kuus. Et 9 kuuses on ka neid nädalavahetusi piisavalt palju juba, et nii, aga küsi, Erik. Ei, ma just mõtlesin, et kuidas seda taastumist mõõdad, et kas see on see puhkepulss või mis see näitab sul seda, et kui hästi sa taastunud oled tegelikult? See on väga sisuline hea küsimus ja üks küsimus, ma arvan, miks ei saa kogu analüüse Claude'ile ära delegeerida? Et ongi, et sellistele küsimustele Claude väga head vastust anda ei oska. Siin see oli võib-olla just mingis ka statistika võttes kõige huvitavamaid kohti, et Whoop tegelikult annab sulle sellise taastumise mõõdiku ilusti kätte. Ja Whoopi taastumise mõõdiku sisse lähevad puhkepulss, läheb öise südamerütmisageduse variatiivsus ehk heart rate variability, läheb hingetemete arv minutis ja läheb ka siuke nagu omakorda jälle komposiitne uneskoor, ehk siis uneskoor, mis on jälle väga palju asjades kokku. See mõõdik oli jälle tore, aga selle probleem oli see, et ma tahtsin näha, et kuidas minu uni mõjutab minu taastumist. Ja kui me taastumist juba nagu läbi une defineerimist tekib see, mille kohta andmeteadlased ütlevad andmeleke. Et minu lemmik näide selle kohta on see, et ütleme, et me defineerime ära, et halb ilm tähendab seda, et vihma sajab. Ja siis teeme andmestikku ja avastame, et oi, et vihmasaju ja halva ilma vahel korrelatsioon on 0,9. Et uus selline suur teaduslik leid. Praktikas lihtsalt andmed lekivad nii-öelda ühest võrrandi poolest teise ümber.
ja selleks, et saaksin vaadata, kuidas uni mõjutab taastumist, ma pidin taastumise enda jaoks nagu ümber defineerima, et mitte niimoodi, et kuidas sa magasid ja kuidas sa ennast tunned, vaid lihtsalt, et kuidas su keha on puhanud, sõltumata sellest, et kas und oli rohkem või vähem. Ehk siis mul nendest 4 mõõdikust 3 jäid alles, puhkepulss, pulsi variatiivsus ja siis hingeldamine tarvminutis. Ja siis omaette statistiline väljakutse oli see, et kuidas ma need 3 tükki 9 numbrist kokku panen. Sellele mustavad meetodit ja natuke valimisel hakkama. Et seda Whoopi algoritmi sa ju ei teadnud, eks, et seal ilmselt sa pidid natuke sellist uurimustööd ka tegema, et mis need mõistlikud vahemikud üldse on ja kuidas need asjad omavahel seotud on. Siin ma pean tunnistama, et väga kasuks tuli selline psühholoogia taust. Psühholoogias võib-olla oluliselt rohkem kui üheski teises nagu andmeanalüüsi valdkonnas on seda, et sul on hästi palju erinevaid mõõtmisi, mis on kuidagi vaja nagu kokku lükata 9 numbriks. Klassikaline näide on see, et sul on mingi küsimustik. Ja iga küsimuse vastus on tabelis eraldi tulp ja lõpuks on vaja saada siis väikest hulka mõõdikuid. Minu magistritöös me tegelesime isiksuse andmetega. Isiksust mõõdetakse 203 küsimusega. Ja neist 203-st lõpuks meil tuleb kokku mingisugune minimaalselt 5 või 6 mõõdikut. Mis tähendab, et kõik seda statistikat, mis arutleb selle üle, et missuguseid asju ja kuidas pidi kokku liita tohib, on päris palju. Ja lõppkokkuvõttes, eks siin meil oli samasugune dimensionaalsuse vähendamise ülesanne, et pane 3 arvu kokku. Kas see hingetõmmete arv, et kuidas üldse sükest asja, ma ei teadnudki, et seda saab kuidagi randme pealt mõõta või kas see kuidagi avaldub siis ka sealt sinu liikumises või kuidagi või? Siin on, ütleksin, suur kummardus inseneridele, kes seal nende nutiseadmete taga on kõva vaeva näinud. Nii palju nagu ma Whoopi siis nagu kirjeldusest aru saan, siis nad mõõdavad seda lõpuks ikkagi läbi pulsi, et sinu sisse hingamise ja välja hingamise ajal on pulsis sellised ettearvatavad erinevused ja põhimõtteliselt vaates, kuidas pulss lööb. Ongi, et esiteks pulsi löömise pealt võetakse madalamöine pulss, esimene mõõdik. Pulsi pealt võetakse pulsi variatiivsus, teine mõõdik. Lõpuks see sama pulsi pealt võetakse ka hingeldamine tarvminutis. Et nad on seal omalt poolt teinud ikkagi tohutult palju sellist eeltöötlust ära. Ma kujutan ette, et see signaal randme pealt, mis tuleb, on erakordselt mürane. Ja nad on väga palju vaeva näinud, et anda välja selline enam-vähem mõistlikud andmed, millega saab hakata tegema midagi juba sisulisemat. Kui mõistlikud andmed need siis on, mis sa sealt kätte saad või kui puhtad need andmed on, et seal on ka ikkagi omajagu, ma oletan, teatav müra jääb ikkagi sisse, et nagu päris selline puhas kraam see ei ole. Ma arvan, seda müra suuresti maandab ka selline nagu tohutu agregeerimine. Et ta on nagu keskmistatud sellise iga mingi 15 minuti peale või 10 minuti peale või? Isegi nad öökohta annavad mul põhimõtteliselt 1 numbri kogu öö peale. Seal taga, mida nad täpselt teevad, on jällegi raske öelda. Ma ei tea, et nad seda avalikult välja ütleksid. Ma usun, et seal taga on mingisugune enam-vähem nagu robustne keskmine, mis kuidagi viskab välja kõik erindid ja siis ülejäänud üritab mingisuguse enam-vähem mediaanid midagi välja võtta. Okei, et ühesõnaga see andmestik, mis sul tuleb, on ikkagi et sina sellist mingit täiendavat eeltöötlust nagu suuresti ei pidanud tegema sellele? Ainukene selline võib-olla suurem eeltöötlus oli see, et ma otsustasin jätta välja need päevad, kus ma olen märkinud, et olen haige või mul on taastumine muul põhjusel väga-väga madal, kuna küllap need ei ole nagu tavapärase rütmiga päevad. Teine asi on see, et ma näen andmetest, et 9 kuuga minu füüsiline vorm on paranenud. Mis tähendab minu puhkepulss näiteks on aja jooksul kogu aeg allapoole ja allapoole. Ja selleks, et vastata küsimusele, et kuidas eilne päev mõjutab tänast päeva, ma ideaalis tahaksin, et need pikaajast trendid ei elaks seal andmetes. Sa oled mingid liikuvad aknad võtma sinna juba. Täpselt nõnda viisi.
et ma arvutangi nii-öelda kõik andmed ümber sellele skaalale, et mitte mis see puhkepulss oli, vaid lihtsalt, et kui palju ta erineb viimase 30 päeva keskmisest. Siis ma näengi nii-öelda konkreetselt täna ja homme ja see pikaajaline trend ilusti kaob ära. Kuule, seda on ju päris keeruline saavutada, et ma saan aru, et kui sa igapäevaselt teed nagu enam-vähem stabiilselt või mõistlikus koguses trenni, siis ju tegelikult see puhkepulss kogu aeg lähebki paremaks põhimõtteliselt ja see puhkepulss ja samamoodi kui sa ükski päev ei tee trenni, siis ta läheb kogu aeg järjest kehvemaks, et sa seal seda nagu, ma ei tea, mis see õige kogus on trenni, mida sa peaks tegema, et seda nagu täpselt ühel tasemel hoida kuidagi, et võimalikult vähe, aga natuke igal juhul tegema. Ma arvan, et enda tervise nimel ega tõenäoliselt eesmärk ei olegi seda nii-öelda hoida konstantsena, et pigem ikkagi nii-öelda üritada parandada. Aga jah, andmeanalüüsi mõttes see tähendab, et me peame nii-öelda selle arvesse võtma. Nii, aga kui sa nüüd selle enesetunde indeksi siis olid välja arvutanud nii-öelda sellest unest sõltumata, et kui palju need tulemused üldse sellest Whoopi tulemusest endast erinema hakkasid? Kas sa seda ka oled vaadanud, et ka seal on ju mingisugune indeks, mis sealt nii-öelda välja tuleb. Et kas sa said parema tulemuse või lihtsalt teistsuguse tulemuse? Eks need tulemused suuresti olid ikkagi sarnased, sellepärast et 3 sisendit 4 olid tegelikult samad. Ja kuigi Whoop oma algoritmi otseselt ei avalikusta, siis ma usun, et ega nad midagi väga erinevat ka sellega teha ei saanud. Kas see tulemus on parem või halvem, seda on mõttes hästi raske öelda, et mingisugust kullastandardi mõõdikut otseselt ei ole, et ainuke viis võib-olla seda hinnata oleks see, kui ma peaksin iga päev 9 kuud siis kuidagi subjektiivselt endale andma mingisuguse enesetunde järgi antud hinnang, kui ma vaatama, et kui palju see sarnaneb erinev. Aga nad olid piisavalt sarnased, et ma sain mingi kindluse, et ma midagi väga lolli teinud ei ole, et loodetavasti umbes on õigesti kõik. Ma saan aru, et sa tegid ka teatavat visualiseerimist endale andmetele, et seda asja nagu paremini siis enda jaoks nagu tõlgendada, eks ole. Kas seal oli AI stabi vähemalt, et mingid asja nagu koodijuppe kirjutada, mis seda visualiseerimist aitasid teha? Mäletan, ma hiljuti rääkisin sõbraga, kes rääkisimegi andmete ilusti graafiliselt kujutamisest. Ja mäletad, esimene reaktsioon see, et oi, aga selle teeb ju tänapäeval AI ära, et seda sellepärast juba muretsema. See vestlust oli peale seda, kui üks psühholoogia tudeng siis oli nii-öelda kurtnud oma muret, et ta ei oska teha graafikuid niimoodi nagu, et andmetes selline sõnum või muster tuleks välja. Ja see on eks alati omaette kunst on ju, et see minu meelest see ongi see, miks ma jällegi arvan, et nagu kõike AI hooleks anda ei saa, sest graafiku tegemises peab alati kuklas olema see küsimus, et mida ma öelda tahan nende andmetega või mida ma näha tahan. Et kindlasti me saame AI-ga teha väga standardgraafikuid ongi, et kuule, tee mulle tulpdiagramm. Okei, teeme ära, teeme õigesti, pole probleemi. Tee mulle ka mingisugune natukene keerukam diagramm, tee mulle see karpdiagramm ja midagi sihukest, teeb ka ära. Aga kuna ta tegelikult aru ei saa nendest andmetest, siis oskus seda nagu sisu või mustrit või mingit sõnumit välja tuua, nendel AI graafikutel üldiselt on väga selline kehvakene, et sa saad lihtsalt pildi ette. Aga see graafikus, mille sa nii-öelda paned lõpuks avalikult kuskile välja või kas või nii-öelda iseenda jaoks, kui sa tahad saada nii-öelda lõpuks mingi kokkuvõtte enda analüüsist, neid ma ikkagi üldiselt teen käsitsi. Küll aga ma küsin selliseid küsimusi umbes, et kuule, et ma tahan, et see joon oleks nii-öelda 2 piksilt paksem, et tuleta mulle meelde, kas see parameetri nimi on line width kokku kirjutatud või sidekriipsuga või alakriipsuga või siukest tarki. Aga see teema just, et nagu sealt jooniselt tuleks välja see sõnum või see point, miks sa seda näitad, et kas see, mulle tundub, et see võiks kuidagi nii olla, et kui sa seda juba nagu et see peaks ennem sealt jooniselt välja paistma, siis sa saad selle järelduse teha või kui sa kuidagi teistmoodi oled selle teinud, aga see jooniselt välja ei paista, siis on midagi kahtlast või et kuidagi see peab nagu rohkem selgem olema, et muidu on nii nagu mõned inimesed ikkagi ütlevad, et on väikesed valed, on suured valed ja siis on statistika on ju, et kui sa hakkad seda tuunima neid, seda nagu oma graafikut, et mingit telge nihutama või kuskil tegema logaritmiliseks, kuskil mitte, et mingit asja, et siis sa võid küll seal kõike näidata nagu selles mõttes. Tulles tagasi selle juurde, et inimese silm on väga hea mustri tuvastaja.
siis ma arvan, et graafik ei tohiks otseselt olla nagu järelduste tegemise tööriist. Selleks on meil statistiline testimine ja sellised värgid. Ma arvan, graafikute roll on mingis mõttes nagu võib-olla kahepidi, et esiteks enda roll on mingis anda selline kiire ülevaade, mis toimub. Selle jaoks on nagu üht tüüpi graafikud, mis ma valmis joonistan endale. Enamasti nad ei ole kindlasti mitte nii-öelda tavainimese silmale ilusad, nad ei pruugi isegi mitte loetavad olla, aga tänavat mulle see nagu umbkaudse aru saama, mis toimub. Mida mulle numbrid üks ei annaks. Just täna natuke kirjutasin sellest, ma panin sellele asjale nimeks lineaarsuse lõks. Et me kõik armastame korrelatsioon arvutada, leiame, et korrelatsioon on 0,8, aga kas see seos tegelikult kehtib läbi kogu andmestiku või ta kehtib ainult ühes otsas ja hajub ära või võib ta üldse kuidagi mingi U-kujuline või mis iganes muu kujuga. See jääb arusaamatuks, kui me neid andmeid ei joonista. Sellepärast esimene ülesanne mul ongi saada aru, et mis toimub. Selle teine ülesanne, mis tahab juba nagu seda ilusat graafikut, on see, et ma olen joonistanud kokku juba mustvalget graafikut, teinud hunniku teste ja kõike muud ja nüüd ma juba tean, mis see järeldus on. Ja ma tean, et see järeldus on mul kontrollitud ja ta ei ole nagu kübarast välja võlutud või kuidagi nagu hambad ristis meelega surutasin andmete peale. Ja nüüd ma hakkan otsima siis graafikut, kust see tuleks võimalikult kergesti välja, et kui minul läks selle arusaama tekkeks võib-olla 25 graafikut ja 10 testi, et siis ütleme, kas siis artikli või uurimuse või slaidide lugeja, tema saaks selle sama toindi kätte kuidagi siis nagu 1-2 graafikuga. Jah, see ongi see töö ju, mida sa lõpuks esitled, et sa oled selle töö ära teinud ja leidnud, et see seos on selle koha peal, vaadates läbi nagu kõik need muud 99 versiooni, kus seda seost ei ole. Kas ja kui palju sa nagu oled või oled, ma ei tea, võtame või see tuleviku vaata, et mis sa sellega nagu edasi nagu näeksid, et võiks teha? Et ütleme see, mis sa teinud oled, on väga selline andmeteadlaslik lähenemine, statistiline analüüs nagu nendele nii-öelda ühe andmeallika andmetele, eks. Aga minu peas jookseb nagu terve hunnik asju, mida sinna võiks nagu veel juurde pookida, et mis võtaks arvesse ka mingeid subjektiivseid nagu kirjeldusi minu enda enesetundest, on ju. Et ma võiks ju ka enda AI agendile iga hommik kirjutada või iga õhtu kirjutada, et kuidas ma tänasel päeval tundsin ennast. Ja selle saaks mingiks indeksiks konverteerida, on ju, mida siis saaks nagu juba statistikas kasutada. Et oled sa nagu selliseid asju ka sinna kõige plaaninud pookida, et täna on nagu hästi selline keha andmestiku pealt see enesetunne tõlgendatud siis, on ju. Ma olen teinud seda, et ma olen andnud oma nii-öelda sellised igapäevased märkmed kuu lõpus AI-le ette ja lasknud tegelikult kuu kokku võtta. Et umbes sellistel teemadel, et mis teemad ütleb mulle on kuu jooksul kuidagi olnud olulised, mis teemad käivad läbi, mis teemad tulevad ja kuidagi ära hajuvad, millest enam nagu ühel hetkel mingist päevast edasi nagu ühtegi märget ei ole. Ja kõik sellised värgid. No vaata, et seda tahaks korreleerida sellega, et anna nüüd kalender ka, nagu töökalender ka ette ja siis vaata, et millised teemad on nagu rohkem mingisugust stressi tekitanud teatud perioodidel. Aga mis see küsimus oli väga õige, see nagu suund võib-olla, et küsis kuidagi niimoodi, et okei, aga et on tehtud väga head andmeteadusliku analüüs, aga mis selle veega pihta hakata? Ja mis on väga õige küsimus, et muidugi tehnilistel inimestel on kuidagi selline võib-olla teatud soov, et aga teeb lihtsalt analüüs, et see oli iseenesest tore. Aga see küsimus, et mis me sellega pihta hakkame, ma arvan, on ikkagi väga õige ja oluline. Mul on üks lugu, mis mulle selle kohta kõige rohkem meeldib, see kõlab niimoodi, et kuskil Ameerikas, ma peast teerides nii-öelda detaile väga täpselt ei mäleta,
rajati hunnik siis enam-vähem samasuguse põhiplaaniga maju ja mingil täiesti triviaalsel põhjusel siis pooltes majades umbes elektriarvesti käis keldrisse. Ja pooltel käis ta kuskil koridori. Nüüd kogu tegevus toimub ammu enne seda, kui elektrihinnad või elektri kokkuhoidmine muutus mingisuguseks väga selliseks meediakajastus saavaks teemaks. Et üldiselt elektrit nagu kulutati, selle peale väga palju ei mõeldud, midagi ta maksis, aga ta ei maksnud midagi ulmerist. Ja ühel hetkel poolkogemata avastati, et nendes majades, kus elektrimõõdik on koridoris, on elektritarve umbes 1/3 võrra väiksem. Ja hakati uurima, et kuidas see võimalik on. Ja ei leitud ühtegi sellist nii-öelda ilmselget põhjust justkui, et et need majad kuidagi mida soojustus on kuidagi kehvem või parem või midagi sihukest. Siin oli lihtsam lugejale seda tikku vahele panna, ma arvan. See teoorias on muidugi üks võimalus, et sellisel juhul oleks, ma arvan, see vahe olnud isegi mitte võib-olla 1/3, vaid pigem mis juba nagu nii-öelda lõpmatu, et ühes on see 0, teises on see muu arv. Just. Aga siis seletus, mis välja pakuti, on see, et see fakt, et need andmed olid inimestel silma all, sa kõnnid pidevalt koridorist läbi, sa märkad seda arvestit. See isegi võib-olla ei süvene, et mis seal täpselt on, aga selline teadmine, et selle elektriga oli mingi värk. Sa näed, kui kiiresti see tuluke vilgub seal. Seda loetakse nii-öelda, et see on. Just, et teda isegi võib-olla ei loeta nii-öelda hoolega, et täna läks nii palju, eile läks naa palju, aga see ideed ja selle elektriga mingi värk, see on kuskil kuklas. Ja seega, kui ma hakkan midagi sellist suurema mahulist tegema, mul on mingi arus, elekter. Ja ma arvan, et see on hea näide sellest, et miks enda tervise mõõtmine on kasulik. Et isegi kui selline kõige halvem stsenaarium, et me mitte midagi nende andmetega ei tee. Juba see, et need kuskil ma tean, et seda asja nagu jälgitakse. Ma arvan, et sellel on mingisugune selline efekt, et ta hoiab seda infot mul kuidagi mõttes. Ja ma selle pealt juba teen natukene paremaid valikuid. See on see sama laiem tõde, et kohe kui sa midagi mõõtma hakkad, siis see mõjutab seda tulemust on ju selles mõttes, et antud juhul need mõlemad näited on need, kus ta mõjutab seda nii-öelda positiivses suunas, aga ta igal juhul mõjutab sõltuvalt siis olukorrast. Jaa, nüüd muidugi ma üldiselt loodaks, et on andmetega sa võib natuke rohkem pihta hakata. Et mul paar sõpra, kes samamoodi on tublid oma tervisemõõtjad. Mul on paar lugu nende andmetest. Üks konkreetne sõber siis, ta oli väga nagu öötöö inimene. Et ta ei suutnud väga motiveerida ennast tööpäeva sees tööd tegema. Siis ta oli nii-öelda välja lubanud, et ma saan valmis, ma ei tea, homme hommikuks kella 9. Ja see tähendas seda, et ta siis eelmisel õhtul, umbes võib-olla kell 10 hakkas tööle. Ja siis kella 9 sai töö valmis, siis ta kella 9 läks magama. Ja kui ta hakkas oma tervist natukene mõõtma, siis nii-öelda see üleüldine teatav nagu kõhutunne, et ma ei tea, et see tegelikult vist natuke nagu väsitab või järgmine päev ma nii terve pliiats ei ole. See tunne sai endale mingi väga konkreetse arvväärtuse, millest oli raskem mööda vaadata. Teine asi, jällegi üks sõber, kes samamoodi oma tervist mõõdab, ütleb, et ta on oluliselt vähendanud enda alkoholi tarvitamist. Just sellepärast, et kui muidu oli jälle sikene teatavas mõttes nagu mingi tunne umbes vist natukene pea valutab, aga see tunne ununeb ruttu ära. Et paar päeva hiljem enam ei mäleta mitte muhvigi. Ja kui seal on need numbrid ja sa näed, et siin vaatan viimase kuu aja andmed ette, need päevad, kus ma siin natukene võtsin midagi, nendel päevadel ma näen juba graafikult ära, et siin on numbrid täiesti teised. Sellest on raske mööda vaadata, et numbrid teevad endale valetamise natuke raskemaks. Ma arvan, et see on üks selline suur väärtus neil. Nojah, ja siis ikkagi peab neile peale ka vaatama. Aga kui sa nüüd kirjeldaksid, milline sinul täna see toru nii-öelda välja näeb, et mis on sellest ekspordist kuni graafikuteni, et kas sa oled selle enda jaoks nagu täielikult ära automatiseerinud, et sealt Whoopist tõmmatakse need andmed ja arvutatakse need vaheväärtused, tehakse graafikud või on see midagi lihtsalt mingi skript sul kuskil ketta peal, mille sa lihtsalt käima endale aeg-ajalt paned, et vaadata, mis see viimane seis on? Peangi natuke tegema uuendustööd, mul on see
andmetoru on ehitatud vana Oora API peale, Oora sõrmuseast. Selle nüüd uuendamine seisab ees, aga see, kuidas ta mul Ooraga töötas, on mul see, et mul oli paar erinevat andmeallikat. Oli Oora, siis mul oli üks äpp, kus ma logisin oma nagu subjektiivset enesetunnet. Ja sealt tõmmati andmed siis nii-öelda kettale. Sellest ma panin kokku sellise ilusa töölaua või kuidas me dashboard eesti keeles tõlgime. Ja sellest omakorda ma lasin PDF-i välja ja miks PDF on see, et mulle hullult meeldib selline nagu kritseldamine. Sain ma PDF-i tõmmata oma Remarkable'i selle pabertahvli peale. Ja siis märkmeid vahele teha. Iga siis nii-öelda pühapäeva õhtu või esmaspäeva hommik võtad selle raporti ette. See oli mul, ma ei tea, mingisugune vist mingi natukene alla 10 lehekülje pikk. Võtad piiatsi kätte, hakkad vaatama, ootad, okei, magamineku kellaajad. Nii. Palju magamineku kellaajad on muutud võrreldes eelmisest mingist 6 või midagi. Palju trenni tehtud on. Ja siis sodid ja kritseldad sinna juurde. Ja see teeb sellest andmetele peale vaatamisest niisuguse nagu dialoogi. See on meist hästi oluline sellepärast, et kui me kõik nagu tarbib väga palju andmeid. Sest vaatame peale, et okei, graafik, ilus, tore. Aga minu meelest selline nagu andmetega juttu ajamine või nendega kuidagi vestlemine on see, mis viib mingite nagu otsuste ja järeldusteni. Me ei mõtiskele nende üle piisavalt. Olen väga suur sellise nagu andmete üle mõtisklemise pooldaja. Ja. Me oleme siin rääkinud ka sellest arendajate efektiivsusest omajagu varasemates episoodides, et nüüd on siis vaja, et team lead'id saaks iga esmaspäeva hommikul raporti kõikide enda inimeste kohta. See ulmestsenaarium. Nii, aga Erik, küsi. Ja ma mõtlesin, kas sa seda ei ole tunnetanud, et mul on mulje jäänud, et väga paljudel on, kes niimoodi mõõdavad, kui nad näevadki, saavad midagi enda kohta teada, et kui nad seda juba teavad, et siis see nagu kuidagi kinnistub ja siis sul rohkem ei ole seda vaja, et sa nagu nüüd sa tegid ka omal nagu selle 9 kuud või ükskõik kauas said nagu teada, et see seos on olemas, et sa pead ütleme laiemas mõttes mõistlikult käituma mingites kohtades, et oma und ja kõike nagu, et kas seda nagu on püsivalt vaja põhimõtteliselt või et kas ühel hetkel sa juba oled piisavalt tark, et enam ei ole vaja? Ma arvan, et umbes nagu äris või kus iganes laiemalt, et eks enda elus on ka selline, on taktikaline tasand, on strateegiline tasand, on nii-öelda kitsamad ja laiemad küsimused. Mida sellisem nagu suurem ja laiem küsimus, seda rohkem ma arvan, see töö ongi see, et sa kogud andmed mingi perioodi kohta kokku, siis vaatad neile otsa, otsustab midagi ära ja mingis mõttes mõneks ajaks on siis nagu rahumajas. Aga sinna kõrvale tuleb kas ikka nagu nii-öelda, ütleb selle kohta taktikaline või igapäevane tasand. Näiteks ütleme minu puhul võib-olla peamine küsimus on see, et ma vaatan hommikul oma andmetele otsa ja ma otsustan selle pealt, kui palju ma täna trenni teha kavatsen. Mul on mingisugune enam-vähem treeningkava paigas, aga ma natuke kohendan seda vastavalt sellele, et palju mul siis nii-öelda jaksu või sellist suutlikkust täna võiks olla. Selle eesmärk ongi enda ühest küljest mitte nagu läbitrööpamine. Samal ajal siis ka ikkagi võtta ette natuke suuremaid asju, siis kui tundub, et keha on selleks valmis. Et see, ma arvan, on üks põhjus, miks selline pidev mõõtmine on hea. Teine põhjus tulles tagasi pikemate või suuremate küsimuste on jällegi see, et kui me siin korra rääkisime ka statistilisest testimisest, siis igasugused seosed tulevad seda paremini esile, mida rohkem sul andmeid on, et 9 kuuga, eks ongi see, et küsimused, kas nädalapäev mõjutab minu taastumist või mitte. Hetkeseisuga vastus oli see, et ei ole põhjust väita, et mõjutaks. Et kunagi statistikas ei saa tõestada seose puudumist. Et statistika võimaldab ainult seose olemasolu tõestada või siis väita, et ei saa väita, et on seosega, me ei tea, kas on või ei ole. Aga mida rohkem mul neid andmeid on, seda nii-öelda täpsemaks ja paremaks need järeldused muutuvad.
ja selleks ma saaksin nüüd järgmine aasta teha siis nii-öelda täpsemat analüüsi, ma pean ikkagi aasta aega siis seda käe peal kandma. Kui sa nüüd peaksid andma nõu meie kuulajatele, kes mõtlevad, et tahaks ka nagu näha ja analüüsida ja vaadata, et võttes arvesse, et meie kuulajad kõik ei ole andmeteadlased, et kust otsast sina soovitaksid neil alustada? Ma pean silmas just sellist custom nagu analüüsi, et mitte, et võta see Whoopi pael või mõni teine pael ja siis hakka nende äppi nagu vaatama, eks ole, et aga just see, et tahaks ise endale midagi ehitada, mingit sellist pipeline'i, neid andmeid koguda ja millega ja kust alustada ja mis oleks võib-olla need põhilised vead, millest siis hoiduda? Jah, ma arvan, esimene asi lõpuks on ikkagi sama küsimus, et kuidas ma üldse mingid andmeid kuskil kogun, et see ühest küljest läheb siis nagu sinna otsa, et vali endale selline tervisenäidik, kust on andmeid lihtne välja võtta. Et õnneks me elame Euroopa Liidus, meile kehtib kõik need GDPR-ist tulenevad hüved, kaasa arvatud see õigus enda andmed kätte saada, mis ma ei ole kindel, kas igal pool maailmas meile antakse andmeid nii hästi välja, aga meil on see privileeg olemas. No sellest hoolimata see ei pruugi alati nii lihtne olla, et ma ei tea, Google'i näitel on ja sa pead mingisuguse ekspordi algatama ja siis see võtab nagu mingi aja ja siis sa saad meili peale lingi ja et see protsess ei ole nagu see, et sa annad API ette ja lähed tõmbad sealt, on ju. Jah, eks Whoopiga tegelikult tal on REST API olemas, aga mina ise kasutasin praegu ka isegi sedasama nagu andmete ekspordi võimalust. Üldiselt nad ei ole väga ebamugavad, et nad täitsa töötavad, aga seal tekib just seesama, et sa pead seda andmeid tõlgendama hakkama. Ma arvan, esimene suur võib-olla küsimus olekski see, et saa aru, et mis seal andmetes on. Konkreetne näide mul Whoopiga oli siis see, et ma pidin aru saama, et kust nagu Whoopi ühe päeva tsükkel pihta hakkab. Et kuna inimesed lähevad magama ja ärkavad eri aegadel, siis Whoop ei saa võtta, et päev algab 0-0-st. Et päev algab siis, kui minnakse magama või kui ärgatakse. See oli väga raske nagu arvutist välja lugeda, et ma pidin natuke tegema tööd selle kohta, et kui mul oleks teada, et sellel päeval ma olen loginud, et ma kohvi joodi või et see päev magati 9 tundi, et kas see 8 tundi und käis nii-öelda selle päeva kohta või järgmise päeva kohta. Just, et kas see uni oli nagu enne aktiivset tegevust või pärast? Õnneks Whoop tegelikult paneb kaasa nii-öelda tsükli alguse ja lõpp ajatemplid. Sealt tegelikult õnnestus see välja lugeda. Aga see oli asi, millega ma pidin natuke pead murdma. Ja just kui ma oleks selle sammu vahele jätnud, siis oleks tulnud väga palju selliseid nagu segaseid olukordi, kus tuleb välja, et näiteks tihti seost kehtivadki mõlemat pidi, et ütleme, et kui ma täna olen halvemini taastuma, tõesti pingutan vähem, tuleb vähem mingisugust trenni ja vastupidi, kui ma täna teen vähem trenni, siis homme parem taastumine. Et saada kindlasti aru, et mida need andmed täpsemalt nii-öelda näitavad või mille kohta andmed on, ma arvan, alati esimene samm. Sealt edasi, ma arvan, tuleb panna paika, et mida sa teada tahad. Ja siis võib võtta juturobot juba ette ja hakata põrgatama nagu statistilise meetodi, et mida ja kuidas siis nagu võimalikud analüüsid on. Aga siis Whoopi mõttes tegelikult päevad ei ole 24 tundi, vaid iga päev on veidi erinev sõltuvalt sinu magamineku või siis ärkamise ajast sõltuvalt, kummast sa mõõdad siis seda. Just, täpselt nõndaviisi. Mis on väga hea, sellepärast, et muidu tekikski see probleem, et kui ma lähen kell 11 magama, siis mul on 1 tund ööd on just nagu ühe rea peal, ülejäänud öö teise rea peal, nii et jällegi au ja kiitus Whoopi inimestele, et nad ei ole läinud sellist lihtsama vastupanu teed. No eks nad on ka õppinud, ma oletan nagu mingist hunnikust analüüsidest, et nii ei saa teha päris nagu. Jah, seda saaks veel kuidagi teistmoodi, et umbes keskpäeval hakkad seda lugema, et siis üldjuhul enamus inimesi nagu keskpäeval ei maga, aga kindlasti on ka nagu mõned need, kes siis hakkavad kurtma, et mul ei ole jälle andmed õiged, et ega siin vist ühte õiget vastust ei olegi. Kuna Whoop salvestab ka ajatsoonid, siis üks asi, mida ma praeguses analüüsis ei sisse ei võtnud, aga mõtlesin, et tegelikult saaks nagu huvitavalt kätte, oleks see, et ma leian sealt üles kõik ajad, mida ma olen reisi peal olnud.
Siis ma näen ajatemplite järgi ära, et kus on ajatsoon on midagi muud kui Eesti ajatsoon. aga kus ta siis, okei, ta telefoni asukoha järgi siis tõenäoliselt seda muudab ajatsooni, jah. Siis täiendavad andmed, vaata, mis sa enda teadmata lekitad Whoopile, et nad teavad, millal sa kodus ei ole. Kuule, aga räägigi enda kogemust selle Whoopiga, et ma siin vahepeal vaatasin, et see Whoop ei ole üldse mitte odav lõbu ja see on nagu sihuke püsivalt maksmist vajav teenus, et ei ole, et ostad endale käevõru ja muudkui andmed kogunevad, et see, kuidas sina seda nagu vaatad või noh, seda nii-öelda raha, mis sa neile maksad? Jaa, kui ma endale nii-öelda peale seda, kui ma oma vana Oorasõrmus ära kaotasin, kui ma hakkasin endale uut seda tervisejälget otsima. Oorasõrmusel oli ka mingi subscription, et tundub, et need kõik paremad teenused on ikkagi mingisuguse igakuise maksega, mitte ei olegi nagu pay once ja use forever. Ooral ja Whoopil küll see loogika on selles mõttes erinev, et Oora enamus raha tahab sinu käest saada kohe kätte selle sõrmuse eest füüsiliselt. Ja nende see kuumakse on mis suhteline marginaalne, et ta vist võib jääda kuskile, ma ei tea, alla 10 euro minu mõnest. Ja Whoopil on just vastupidi, et nad sellest seavad, ma annavad sulle lihtsalt kauba peale kaasa, aga nende kuumakse siis, tegelikult isegi aastamakse on siis ka vastav. Aga kui ma hakkasin endale uut vidinat valima, siis ma võtsin endale AI ette ja ütlesin kõigepealt, kuule, ma otsin tervisejärget endale. Et sinu esimene ülesanne mõtle välja võimalikult palju häid küsimusi, mida ma peaksin küsima endalt. Või mida peab üldse mõtlema. Ma sain niisuguse hea nimekirja, kus oli vist 30-40 küsimust. Alates sellest, et kui oluline, ma ei tea, aku eluviga, kas sul on vaja, et oleks GPS integreeritud, kas mingid lisavidinad ala, et kas peab olema võimalik jalgratta sõidu ajal kas suuti sealt pealt vaata ja need olid head küsimused, kes kõigi peale ma ise ei oleks üldse tulnudki. Siis võtsin ette, vastasin kõigil ära ja andsin järgmise promptiga ette, et okei, et aitäh ja vastused on siin. Pane nüüd nii-öelda need turul olevad tooted siis mingisse pingeritta ja põhjenda, et miks nad selle koha said. Oota, aga seda sa siis juurde ei pannud, et nüüd tahaks ka sellist asja, kust ma saaksin andmed kätte? See ma ei ole päris kindel, aga minu meelest oli sellest küsimustest tegelikult see äkki vist sees. Aha, okei. Kui ka ei olnud, siis minu meelest tegelikult selle ostmist ma seda igatahes kontrollisin. Sellepärast, et jah, andmeteadlasena tundub see nagu oluline teema. Ja siis sinna pingere lõpp ette otsa vist jäigi äkki Whoop, Garmin ja Oora. Vist võtsin äkki top 4 või midagi siukest, nende kohta me tegin juba sellise põhjaliku analüüsi, et vaatasin erinevaid videoid ja kõike muud. Ja jäi mulje, et ikkagi Whoop on oma seda hinda väärt, et kui ma arvutan selle, mis see vist umbes peast peale või mäleta, kas see aasta makse vist oli mingisugune 200 midagi eurodes. 200 eurot tundub on nagu kõige alguse versioon, jah. No päris nohus ei ole nagu. Kui see jagada nüüd ütleme siis kuude peale ära, et see tuleb kuskil 20 euro ringi. Ja kui sa nüüd, eeldame, et siin kõik kuuled on ka nii-öelda IT-inimesed, et kui sa võtad arvesse enda tunni hinda, mis sa nii-öelda oma töö eest küsida saad, siis kui sa nüüd arvutad tagasi, et kui mitu minutit nagu kvaliteetset tööd peab selle seadme abil tehtud paremad otsused sulle juurde andma, et oma hind ära teenida, siis tõenäoliselt, ma arvan, et meil kõigi IT-inimeste tunni hind on selline, et seda tagasi teenida ei olegi väga keeruline. Et üks öö magad natukene paremini, järgmine päev on natuke teravam pliiats ja ma arvan, et see tegelikult tuleb juba tasa. Ja mõnes kohas ei saad selle Starbucksi kohvi selle ära hästi. Ja võib-olla saad sõõrikuga peale ka. Okei. Soovitused olemas võtta AI ette, kas ma küsin võib-olla niimoodi, et kas ka nii-öelda sõber andmeteadlane tasuks ühel hetkel võtta appi ja sinna kõrvale neid asju tõlgendama või osa sellest nagu lõbust ongi see avastamise rõõm, et sa proovid ja teed vigu ja et kuidas üldse tuvastada nagu neid vigu selles protsessis, et kui ma nüüd ise enda andmeid analüüsingi, enda arust leiab mingi vahva mustri,
kuidas ma aru saan, et kuidas ma saan testida, et see äkki ei olegi nagu päriselt nii. Teen meelega, jätan magamata öö ja siis vaatan, kuhu andmed lähevad. See on vast jällegi väga õige küsimus. Ma arvan, et sõber andmeteade tasuks kindlasti võtta appi juhul, kui sa tahad andmetega midagi see mõttes mingid otsuseid tegema hakkaks. See on enda lõpuks, siis muidugi tee mis tahad. Aga et miks see võib-olla on hea, on see, et statistikas on nii palju selliseid valikukohti, kus sa pead ära otsustama justkui, et see, mida ma teen, et see nagu käib kah või et see on piisavalt hea. Et võtame kas või seesama, et kuidas moodi on panen need 3 tunnust 9 numbriks kokku. Et neid erinevaid dimensionaalsuse vähendustehnikuid on mustmiljon. Ma läksin lõpuks kõige mingit nagu lollikindlamat rada, ma tegin tavalist peakomponentanalüüsi, mis kuidas seda seletada on võib-olla kõige lihtsam on lihtsalt see, et kui sa paned andmed 3 mõõtmelisse ruumi, siis kuidas tõmmata selline joon läbi andmete, mille pealt andmete hajuvus on kõige suurem. See on mingis mõttes kõige robustsem lahendus, aga ütleme, psühholoogid jällegi vaataks selle natuke viltu, kuna see teeb andmete kohta liiga palju eelduseid, mingis mõttes jällegi ei tee kah, aga see tulemus on mingis mõttes üht ja teistpidi natuke nii ja naapidi. Nemad väidaks, et peaks tegema nagu faktoranalüüsi, mis on sama asi natuke lisakellade viljadega. Ja kõiki neid võimalusi on nii palju, et lõpuks aru saamine, et kui palju seda juuksekarva nagu lõhki ajada vaja on, ikkagi nagu inimese teha. Lõpuks on sul vaja nagu ühel hetkel ka teatud hulk andmeid, teatud hulk tulemusi, et sa saaksid ka nagu, ma ei tea, mingisuguses backtestingu vormis nagu mingeid teisi meetodeid katsetada, et kui sul on ainult need andmest, üks komplekt nagu andmestik ees, siis sellest ei pruugigi nagu piisata, et sul on vaja kuidagi seda võrrandi teist poolt ka nagu saada mõõta ära, eks ole, et kui ma tänase päeva pealt hindan, kuidas ma homme ennast tunnen, siis mul on vaja teada, kuidas ma homme ennast tundsin, et siis valideerida, kas minu meetod nagu töötab või ei tööta, kui täpne see või ebatäpne see on. Siin jällegi kuna päevad moodustavad üks nagu aegrea ja päevade vahel on ka nagu seodet, siis jällegi võib-olla üldiselt kõige levinum selline andmeteaduses testimine on, selle nimi on cross-validation. Et võetakse nagu juhuslik hulk andmeid, mille pealt treenitakse ja juhuslik hulk, mille pealt testitakse. Aga aegridadega ei saa seda nii lihtsalt teha, sellepärast, et sa peaksid võtma siis arvesse seda, et mudel treenid tuleks minevikku peale ennustada tulevikku. Et võtta läbi segi igast kuus natuke treeningandmeid ja natuke testandmeid ja võib jällegi anda mingisuguse nagu sul äraspidise tulemuse. Et jah, neid kohti, kus sa pead ikkagi korra oma aruga mõtlema, et aga mida ma üldse teen või mis taga on, pea selle, et siin on mingisugust ujukova arvutust kui tabelis. Neid kohti on päris palju. Et tegelikult selline projekt oleks ka nende inimeste jaoks väga kasulik, keda andmeteadus natuke rohkem huvitab, nad tahaks oma nina sinna sisse pista ja see on siis tegelikult ju väga hea käega katsutav andmestik, mille peal seda harjutamist nii-öelda teha ja neid õppimisi nagu enda jaoks saada. Ma olen kas 2 käega nõus, et mitte iga andmestik ei ole sellise võib-olla sissejuhatava projekti jaoks väga hea. Konkreetne näide, et ma hästi palju kui ma käin koolitamas andmeteaduse kohta midagi, siis minu esimene mõte on enamasti, ma võtan äriregistri andmed. Kõigile kättesaadavad, tasuta, eks ju, päris andmed, aga ma olen väga tihti avastanud, et nad ei ole head nagu näidisandmed, sellepärast, et seal on enamus asju on väga kallutatud. Et on väga palju väga ekstreemseid väärtuseid, võtame ettevõtte käibe, eks ju, et ettevõtteid, kellel on mingi ulmeline käive, on üksikuid, on tohutu hulk mingid riiulifirmasid ja need andmed nad ei näe ilusad välja. Nendega toimetamine nõuab sellist natukene edasi jõudnumaid oskuseid. Aga need terviseandmed, kuigi nad kõlavad nagu väga selliselt keerukalt, nad on mingis mõttes on üsna lihtsad, sellepärast, et Whoop on sinu eest teinud selle nagu hardcore andmeteaduse ära. Kõik selle nagu müra tuvastused ja värgid. Sulle antakse üsna lihtsad andmed, mille sa saad ise aru ka enam vähem. Ses mõttes, et mis su pulss oli või kui kaua sa magasid. Need andmed ei vaja mingit väga spetsiifilist valdkonna teadmist.
pluss, kui need on sinu enda omad, sellega on nagu lõbus mängida ka, et. ja. kas see, aga samas seesama äriregistri näide või need ettevõtete andmed, et see on nagu hea, et tere tulemast pärismaailmasse, et pärismaailmas andmed ongi sellised kahjuks, et ei ole sihukest ilusat, et nii nagu pulss käib, et noh, vahemik on ikkagi väike nagu ja enam-vähem on ette ennustatav on vale sõna, aga ikkagi nagu sa tead, mis seal võib tulla, et erinevalt jah, näiteks ettevõtete käivetest, kes teeb pikka aega nulli ja siis järsku viskab nagu miljoni peale nagu, et. Alustage enda andmetest ja siis järgmiseks võtke äriregister, kui tahate nagu aru saada, kuidas need, milline maailm tegelikult on. Tasub jah saada sükene esmane eduelamus kätte selliste oma andmete pealt ja siis võib minna nii-öelda laia maailma vaatama. Äriregistri on nagu level 2 juba, sammuke edasi. Nii, aga meie episoodi aeg on armutu. Aitäh, Erik, meile külla tulemast enda andmetest ja analüüsist rääkimast. Ma loodan väga, et see inspireeris ka teisi sellesse teemasse natuke kaevuma ja siis erinevaid enda andmeid ja andmestikke analüüsima. Meie siit kohalt tõmbame joon alla ja jääme kuulmiseni uuel nädalal. Tulge ikka meie Discordi, jagage küsimusi ja jagage ka uusi teemasid, millest tahaksite veel ja rohkem kuulda. Et need on alati teretulnud, neid huvitavaid inimesi, ettevõtteid ja lugusid üles leida on oluliselt lihtsam teiste toel. Nii et tulge ja kirjutage mulle. Aga aitäh kuulamast ja jääme kuulmiseni uuel nädalal.